no vaata, kuna see 7 minutit, 7-8 minutit kestiski see kogu see vaata, noh, kohtuotsuse väljakuulutamine, eks ta siis no võttiski vaata, noh, hinge kinni, et nii ruttu vaata see kõik käis, vaata. Ühesõnaga sai Svetlana kirja 6 aastat vangistust, reaalvangistust, mitte mingit koduaresti ega mingit tingimisi vangistust, reaalvangistust sai. Eks ma vaatasin seda kohtunikutädid ja rahvakohtunikke ja siis ma vaatasin ka prokuröri tädid ja vaatasin kogu seda pilti ja siis vaatasin ma Svetlanat ka. Svetlana on jube kõhna. Tal on ka selline tead, noh, ta on ju üsna eakas. Ta on vist 60. Noh, selline üsna eakas naisterahvas. Noh, samuti ajakirjaniku haridusega kusjuures. Ja siis pandi siis tema süüks tead mis asja. Et tema olevat ajakirjanikuna ja muidu noh, sellise targa inimesena kirjutanud tekste, noh, maailmapoliitikast ja teatud Eesti sündmustest ja justkui avaldas neid tekste, noh, mingisugustel valedel kanalitel. Aga need kanalid pidid olema sanktsioneeritud. Ehk Euroopa sanktsioonide all olevad sellised kanalid. No, siis ma natukene pärast uurisin veel juurde seda infot, vaata, et Baltic News või mingi Russia Today, no Venemaa täna, eks ole, mingi selline kanal pidi olema ka selline rahvusvaheline sanktsioneeritud Euroopa poolt. Et ta ei ole enam tõsiselt võetav kanal, Russia Today. Ja ühesõnaga Burtseva justkui seal nagu neid tekste avaldas seal. No arvatavasti vene keeles, sest noh, mina ei tea, kas ta oskas ka eesti keeles neid avaldada, seda ma ei tea. Ma ei tea tema eesti keele oskust, aga no Burtseva nagu Svetlana ikka vene naisterahvas ja ju ta kirjutas peamiselt vene keeles, noh nagu oma emakeeles. Ja ühesõnaga tead, sai ta kirja 6 aastat vangistust. Ja siis ma panin kirja oma rohelisse vihikusse, noh, kohtuniku tädi ju, noh, rääkis ka, milles nagu süüdistus seisnes. Ja siis niimoodi paningi kirja, et diskrediteeris Eesti mained ja noh, ühesõnaga see teema. Et noh, ühesõnaga midagi riigi vastu. Midagi sellist ka. Ühesõnaga ma panin kirja, see on mul viikus kirjas. Ja ühesõnaga saime sealt minema kiiresti. See politsai ütles ka kohe. Nii, kõik hakkake nüüd minema. Kohtuotsus juba välja öeldud, hakkage kõik saalist välja minema. Kõik ribodi-rabadi kohe said saalist välja. Igaüks omas suunas, vaata see Russ Postimees ja mis iganes kõik need kohalikud ribiraporad kohe avaldasid, loetud minutitega kohe avaldasid, vaata Burtseva kohe vaata sai 6 aastat reaalvangistust ja kõik. Ja no eks sai tead, noh, Baltic News ka kohe avaldas, loetud tunniga sai kohe avaldada. Et Svetlana Burtseva tead, noh, sai 6 aastat ja ühesõnaga see uudis levis. Ja mina sõitsin niimoodi trammiga koju, mõtlesin selle kõige peale. Joh, natukene seltsmeestega ka arutasin, vaata, noh, muljetasin, tead.
ja siis üks kohalik inimene võttis väikest sellist tänavaintervjuud ka minu käest. Küsis, noh, Sandra, et kas annad ka mingit intervjuud, vaata selle koha peal. No vaata, ega ma ei ole tead, mis tähtis inimene, ma lihtsalt nägin seda kõike. Ja kuulsin seda kõike, loomulikult noh, inimene tahtis teada, noh, minu arvamust ja minu hinnangut selle koha peal. Ja siis ma sain, okei, 2-3 küsimust ikka saab vastata. Sest ega ma vaatan seda Svetlana Burtseva asja nagu eriti ei ole nagu väga uurinud. Noh, päev läbi ma ei saanud nagu, noh, mul oli vaata see Aivo Petersoni juhtum nagu silme ees 2 aastat. Peamiselt ma olen nagu keskendunud sellele küsimusele, eks ole. Aga no eks ma natukene Burtsevast ka leegitsesin internetis. Ja kogu selline info mul on, noh, siiski olemas, vaata. Mida avaldati, vaata, ajalehtedes. Jah, ja mida kohalikud seltsimehed ka isekeskis natukene arutasid. Et nendel on ju ka oma info, vaata, isekeskis. Ja siis ma ütlesin, okei, pane kaamera käima. Eks ma siis 2-3 küsimust ikka sulle vaata vastan, ega noh, miks mitte? No ja siis ta niimoodi, noh, lindistas vaata, tegi intervjuud ja ütles, eks ta toimetab seda mingi aja pärast, ta avaldab ja eks ta on ka, noh, hõivatud ja kõike, eks ole, tal on omad asjad. Aga ta on lihtsalt selline vaba mõtleja. Ega ta ei ole mingi akrediteeritud, vaata, selline ajakirjanik. Ta ei tööta ei Poistemehes, ei teab, mis Õhtulehes, ei teab, mis Delfis ja tal on lihtsalt oma kaamera olemas ja ta vahetevahel pildistab ja filmib, mida ta seal näeb, on ju. Ja kogu lugu. Aga üks küsimus oli talle selline, vaata, et Sandra, et noh, kas sõnavabadus on ikka siin Eestis ja kas saab ikka rääkida asjadest nii, nagu nad on ja ega kas selle pärast pahandusi ei tule, vaata. Ja siis no eks ma siis vastasin, et tead, minule isiklikud pahandust pole olnud. Keegi pole mulle helistanud ega mingit SMS-i saatnud, et tead, saad nuga, vaata, kui sa kord liiga palju lobised ja või noh, kaitsepolitsei ka pole mind oma kabinetti välja kutsunud aga noh, see ei tähenda, et see, tead, räägi, mida sa iganes tahad ja mida sa iganes näed, aga ses mõttes, noh, teatud inimesed räägivad, vaata, mis siin Eestis toimub ja noh, eks see saab nende süüks ka, vaata, et üks istub, teine istub, kolmas istub, ma vähemalt 4 inimest võtan kohe, kes siin istub Eestis, sellepärast, et nemad justkui räägivad seda, mida nad näevad ja panevad võib-olla vahest ka kirja. Või noh, ütlevad natukene, noh, kõlavama häälega ka, et vaata, inimesed, vaadake, mis siin toimub. Ja juba 4 inimest istub. Noh, ei hakka nagu rääkima praegu, kes nad on. Noh, eesnimi pidi, okei. Allan, Aivo, Sergei, noh, Svetlana, no vähemalt neid ma tean nagu kohe võtta. Et no arvatavasti keegi veel saab midagi, sai represseeritud. Noh, Eesti nii-öelda kogukonnast. Noh, neid me teame, et kui ma panen kirja, kes siin on ahistatud ja jälitatud ja nii edasi, eks neid on veelgi. Et see asi ei piirdu ainult 4 inimesega. Aga noh, 4 inimest reaalselt on vangis. Nii on. Ja sellest, noh, ma muidugi rääkisin sellele mehele, vaata seal tänaval. Ütlesin, et noh, panen ikka mõtlema, et kas tohib siis rääkida või peab rääkima või hoopiski peab vait olema ja parem mitte rääkida, sest noh,
noh, ei ole selge, vaata see, noh, seadustik ei ole päris selge, mis siin on keelatud ja mis siin ei ole keelatud. et mille pärast saad ükskord vahistatud ja mille pärast, noh, oled muretu ja võid kõndida nagu üks õige inimene tänaval. ja niimoodi ma ütlesin, et vaata, noh, keegi mind pole vahistanud kordagi, kas ma siis räägin ainult õiget juttu, mis on justkui noh, lubatud või on vastu võetud noh, või piisavalt eestimeelne või noh, ma ei tea. nii et selles mõttes Peeter ja Monika nagu isegi näete, sellised uudised on siin, on ju meil siin kolmapäeval. et nüüd ma tahaks teid kui külalistena küsida, et milline on teie hinnang sellele kõigele. noh, sina oled kosmoseuurijana, Peeter, ja sina arstiteadlasena, Monika, et kas saate ka mingit nõu anda, et mida siis tohib Facebookis või Youtube'is või kusagil mujal veel avada suud või arvata ehk midagi, no mis meie ümber toimub ja et miks näiteks Objektiivvaate see noh, Markus Järvi ja Varro Vooglaidi juhitud saade, eks seal ka muid tegijaid, no Veiko Vihuri ja kes seal veel on ju, igasuguseid inimesi on seal peale Vooglaid, on ju. et keegi neid ei arreteeri, keegi neid ei vahista, keegi ei bloki nende kanalit ja nad räägivad muidugi eesti keeles, mis on kõige tähtsam, ma arvan. ehk nad räägivad Eesti inimestele, no eestlastele, ütleme nii, põhiliselt eestlastele, kes mõistavad eesti keelest. kuulete seda kõike, vaagida. aga no ma saan aru, et Varro Vooglaid on ju rahvasaadik, riigikogulane ja tal on saadiku puutumatus. arvatavasti see on ka selline väike kaitsevaate, et noh, kui tema räägib seal Objektiivis, noh, ju seda nii kergelt ei saa nagu kinni keerata, et no midagi, tead, valitsuse vastast räägitakse seal, et valitsus peab korraldama seal erakorralisi valimisi ja president peab kõike välja kuulutama ja valitsus peab jälle vahetuma. Nad ju räägivad neid asju põhiliselt nagu meiegi siin, vabad inimesed. noh, nii mõnigi inimene avaldab oma arvamust siin Facebookis ja Youtube'is on kõik kommentaarid, asjad olemas, on ju. et selles mõttes, noh, massilisi arreteerimisi ma ei ole veel täheldanud, et siin Eestis on selliseid. aga üksik tasandil, noh, üks on vangis, teine vangis, kolmas vangis, neljas vangis, no paneb nagu mõtlema. ja minagi siin vahepeal küsin, vaata Peeter, et aga millal siis tuleb minu kord, minu Sandra Sirge kord. et noh, äkki ka mina midagi räägin riigi vastast või äkki mina räägin vahest, no järsult ütlen, toon variser ja toon valet täis ja kolmas ei tee oma tööd, mida ta peab tegema Riigikogus ja see neljas kirjutab hoopiski propagandat seal Sinni kollases Postimehes, aga see viies seal Kiievis, see dirigent Zelenski, no temal ei ole mingit pädevust seal juhtida seda üldlaulukoori üle Euroopa. noh, vaata, ma ju nagu justkui sümboolselt seda kõike nagu vaata kirjeldan, aga lõppude lõpuks, no ma arvan, nii mõnigi inimene kortsutab kulmu ja ütleb, et no kas Sandra on siis ka putinist,
kas tema on ka Putini narratiivi seal levitab, aga miks ta Eesti poolt ei ole ja miks tema sinimustvalgega ei lehvita siis, kui meil on mõni riigipüha. miks teda ei ole näha ühelgi üldlaulu peal, kui teema on eestimeelne õige naine? Sorry, ma natukene sellise kooleda häälega olin siin eetris. Peeter. Et ütle siis sina esimesena, Peeter, mis toimub? Kas sa nagu oma kõrgema intellektiga, kas sa oma kõrgema teadvusega ja teadlikkusega, kas sa saad midagi selle peale vastata, et mis siin toimub? No mis siin ikka toimub, Monika, joo vett, rahune maha, küll me lahendame asju ära. Ma näen, sa oled üpris kahvatukollane, eks sa, sa oled õrnake hingege ka, okei. Eks me siin targad mehed, lahendame asju ära. Et sa Andres Irge. Kuule jah, eks ma olen ju ka siin uurimas seda kohalikku meediat ja ma tõesti nägin, Svetlana Burtseva on tõesti mõistetud süüdi 6 aastaks. Nii see on. Ja siis ma hakkasin mõtlema, ohoo, ja siis ma natukene uurisin, et millega ta siis nagu hakkama on saanud ja siis vaatasin tema vanu tekste siin internetis ja no paistab, et sihuke laia silmaringiga naine ja ei ole päris selline naiivne. No eks tal siis ka vanust üksjagu 60 eluaastat. Selleks ajaks inimesel on ikka teatud elukogemusi ja teatud tarkust ka ja eks ta natukene targem ka kui see Martin Laine, et ta on ju temast ütleme nii 2 korda vanem, et mis see Martin Laine teab maailma ajaloost ja poliitikast ja eks mõlemad on nad ajakirjanikud, aga väga erinevad ajakirjanikud ja. Eks ma vaatasin jah, aga mis mul ikka selle peale öelda. Tuleb sellest kindlasti kirjutada teatud lugu. Aga tead, Sandra, ma hakkasin mõtlema mille peale, et kui sul on selline oht, et kus sina midagi tõsist kirjutad, või avaldad mingit oma arvamust, sündmuste kohta, et sa justkui kardad, et pannakse sinu Facebook kinni ja pannakse mingit tsensuuri peale või sinu äsja avatud raadiokanalid keeratakse kinni, et äkki mina hakkan hoopiski kirjutama ja mina teen ka endale Facebookis kontot ja hakkan seal ise kirjutama oma tulnuga tekste, et äkki kuidagi nii aitan kuidagi kaasa sellele planeedi Maa kaosele, et kuidagi saaks pidurid peale tõmmata, sest see on ikka ilmatud suur kaos, mis siin toimub ja ma vaatan, aina hullemaks läheb, Monika. Ma hakkasin mõtlema selle peale, mis sul seal arsti kohvrikeses ka on, et äkki on sul mõni imerohi, et paneme salaja mõnele ajakirjanikule limonaadi sisse
et kui tema võtab mõne inimese käest intervjuud, hakkab supstama talle märkamatult mingit imerohtu, siis tal pilk selgi näeb ja siis ta mingit inimvaenulikku propagandat ei hakka kirjutama enam. Et on sul äkki selline rohi, mis aitab inimestel olla ausad, ausad, ma ei räägi ajakirjaniku eetikast ja objektiivsusest ja tea mis demokraatiast. mina räägin lihtsalt aususest, kas on võimalik kuidagi inimest ausaks muuta või kuidagi ausaks nagu tagasi saada. see, ma arvan, see kurja juur on ikka just selle taga, et inimesed ei ole ausad. hea mõte, hea mõte, kuule, sa oled ikka geniaalne, Peeter. väga hea, et sa sihukese asja peale mõtled. nii, ma nüüd hakkan vaatama oma arstikohvri üle. vaatame, mis seal siis kõike on. eks ma võtsin seal igat asja, ma ju mõistsin, et kuhu meie lendame. ma ju tean, et siin on üsna ettearvamatud lood ja ma võtsin rohtusid igaks elujuhtumiks. ma vaatan õhtul kohe oma kohvri põhjalikult üle ja siis ma ütlen sulle, on mul mõni selline imerohi, et inimesed hakkaksid ausaks. see on küll hea asi. ja, aga kui mul ei ole sellist rohtu kaasas, no kuule, ma olen ju keemik ka, küll ma loon mingid valemid ja panen kohe laborit püsti. kohe hakkan katsetama, kas mõni selline uus ravim on võimalik luua ja siis hakkame igale inimesele andma, et kui keegi tahab ausaks saada, siis ta saab tableti otse minu käest või Sondra käest. aga ma ei tea, kas selleks peab olema ka mingi litsents, et jagada sellist ravimit otse tänaval inimestele kätte, sest no eks inimesed on läinud valede küüsi. vaata, nad on ise lasknud ennast ära petta ka. ega kõik inimesed ei ole vist pahatahtlikud, aga neid on vist ära petetud. vaata, kirjutavad, et Svetlana Purtseva on paha naine, et paha ajakirjanik ja tahab Eestile halba. aga no võib-olla see Postimees neid hoopiski neid petab ja siis inimestel lähevad silmad lahti. ja siis nad näevad, ega see Svetlana ei ole paha naine. ja siis saab seda kohtuotsust vaidlustada, on ju, et veel no nii kõrges eas naistel, ta ju on ju pensionär, mis ta teeb seal vanglas. arvatavasti ta oli seal väga ehmunud seal kohtusaalis. kujutate ette, 6 aastat vangis istuda ja kui ta saab vanglast välja, siis ta on juba 66 aastat vana. jumala eest, õudne. ei, täna ma nüüd hakkan vaatama, mis rohud mul on seal arsti kohvrikeses on ja kui midagi muud ei ole, siis hakkan võlurohtu, kohe hakkan võlurohtu kombineerima. mul on väga erinevad vedelikud kaasas, väga erinevad tabletid ja kemikaalid, et arvatavasti tuleb midagi selles osas midagi ette võtta, Peeter, et tule mulle ka appi. sa ju ka tead väga hästi neid
keemiaühendusi ja muid asju. seal on ju meie mineraalide tabelid, asjad kõik peas. joo, aga sa tead, Sandra, ega meil seal kauges galaktikas hoopiski teised mineraalid, et see, mis teil siin maal on, see on üks väike osake, mis, mis, mis mineraalidest me saame sealt võtta. meil on väga puhas planeet ja ta ei ole saastatud ja meil on hoopiski kõrgemal tasemel meditsiin ja üleüldse progressiivne ühiskond. me ju rääkisime sulle sellest, on ju. ja, et meie tulnuk ühiskond on hoopiski tervem. meil ei ole HIV-d ja muud sellist hirmsad, mis teil siin vohab, lapsed surevad. kohe iga sekund tuleb jälle mingi lapse surm. oh issand küll, mis teil siin toimub? jaa, vot nii jah, koledad asjad meil on siin jah. aga ma tahaks loota, teate, Peeter ja Monika, et teie teadmistega ja teie ravimitega me saame kuidagimoodi ka nendest kriisidest üle. eks ta ole ka selline arengukriis, et arusaadav, see ei ole niisama kriis, vaata, et inimesed on valetamas ja inimesed on vägivalda täis ja inimesed on ahned ja ihned ja poliitika on nii pahupidi keeratud ja sõjad on ja rahu pole olla. eks see on selline arengukriis, ma mõistan seda väga hästi, aga kuidagi väga õudne ja väga pikalt veninud kriis. inimesed enam ei jaksa seda kõike taluda. nagu ma isegi rääkisin, vaata, et mõnigi lihtsalt taandub kuhugi oma reaalsusesse. Nad ei taha Eesti elust mitte kui midagi teada. Nad kolivad kuhugi oma talu, kuhugi vanasse aita ja seal elavad ja lülitavad isegi internetti välja. ja nende juures ei käi enam isegi Postimees. Nad ei teagi, mis toimub siin. ja sellised inimesed on meil olemas küll, kes lihtsalt ei, nende psüühika lihtsalt ei pea vastu. aga mõni on lihtsalt, mõtleb, et tema on, vaimne inimene, et sellest ühiskonnast enam ei saa asja ja tema elabki sellises vaimses sfääris. sa kujutad ette? ja selliste inimeste peale ka ei ole mingit lootust, vaata, sest nemad ütlevad, et meie ei taha sellest poliitikast mitte midagi teada. mõni kirjutas mulle, et oi, poliitika on nii räpane asi, ei, sellega ei saa asja enam. kolmas ütleb mulle, et niikuinii valitakse samasuguseid ja isegi hullemgi. et mis asja, mina lähen valima neid, kes on meid siin puremas ja kes on meid ahistamas ja kes on meid maksustamas igatipidi ja kes on vaenamas meie lapsi ja süstimas meie inimesi poolvägisi. ei, meie ei hakka nende eest üldse hääletamagi, me ei tule isegi hääletama. et saage ise hakkama, kuidas teil seal on Tartus ja Narvas ja Tallinnas ja kus iganes, Pärnus, saage ise hakkama oma mõistusega. ja sa kujutad ette. ja kõik need inimesed, Eesti inimesed, kes justkui armastavad Eesti maad, Eesti merd, Eesti õhku ja taevast ja kõiki lilli ja aasasid. aga nende armastus on nende enda sees. ja nende peale ei ole mitte mingit lootust. Nemad ei hakka midagi tegema. ja mina olen siin üksinda Tallinnas, vaata. Tallinna raadios. Värisen. et kas mind ka nagu väikest putukat maha ei lööda.
aga kui maha ei lööda, siis välja naerdakse, et ma olen nii naljakas, vaata. Kutsusin külla endale tulnukaid teisest galaktikast. no mõni mõtleb, no küll mina olen loll küll. ära keerunud äkki, no. noh, sa kujutad ette, no. räägin siin tulnukatega. ma tegin teist ju ka pilti. seal Facebookis on teist üks foto. no nii tublid olete ju ka, nii vahvad ja nii armsad. see, et teil on siin noh, 3 silma vaata Monikal ja siin on ka selline omamoodi no välimus Peeter. see ei puutu asjasse. ole sa kasvõi kaelkirjak pika kaelaga või ole sa kasvõi elevant pika londiga, aga kui sul mõistust rohkem kui no putukal, siis no jah, ole sa seal inimene kikilipsuga ja selline tead diplomiga haritud poliitik. aga kui sa peksad sihukest segast jumala eest, et pea valutab juba hommikul inimestel, nii kui sa vaatad internetis, pea lihtsalt hakkab valutama. no mina paningi teid sinna Facebooki fotod teist. las vaatavad, kes need kõik on teisest galaktikast. seletasingi rahulikult, et üks on arstiteadlane Monika ja teine on tead Peeter kosmoseuurija. meist on targemad, aga miks mitte? on keelatud või teid ka vahistatakse nagu neid tulnukaid? ei tea, teil ei ole käsigi. Teil on lihtsalt selline 2-3 silma ja kogu lugu, kogu teie keha. Teid ei saa isegi käeraudu panna. imesta vait. ma ei tea, kuidas teid siis saab vangi panna. või vahistada, ei tea. no näete, kui imelik see kõik on. ja. Monika, no eks ta natukene naljakas ka on, et sellised olukorrad siin on, aga meid tõesti vist ei ole võimalik vahistada. meil on ainult 2 musta jalga all. no kõndima me peame ikka, ega meie mingid veerevad pallid ei ole. eks me kõnni ka, on ju. joo. jah. no kuule, hästi. ma nüüd edasi natukene kuulan seda muusikat. meil seda muusikat, tead, ma vähemalt seda muusikat kuulan, sellepärast et see tead, natukene võtab pinged vähemaks, vaata. ja ta on ka selline, vaata, kosmose taustaga, vaata. et kuulakem siis ka päris lõpus, et las ta siis olla, et küll me saame kuidagimoodi, tead, edasi, ma arvan. et ega meie mingid kärbsed ei ole, tead, muud kui meid maha lüüa ükshaaval ajalehega. kujutate ette, Purtsevad ka löödi maha ajalehega põhimõtteliselt. Postimees Ruu, see venekeelne, vaata, versioon kirjutas. Purtseva on putinist ja teab mis iganes paha inimene 6 aastat kirja. Löödi ju inimest ajalehega nagu väikest kärbest maha. Jumala eest. Tuuled on pöördumas. Telli Postimehe digipakett ja mõista muutusi. Vaata tellimine.postimees.ee.
Особое внимание, как ожидается, будет уделено реформированию Всемирной организации здравоохранения в контексте актуальных вызовов, с которыми сталкивается глобальное здравоохранение. 17 июня Москву посетит министр иностранных дел Республики Индонезия. В ходе переговоров с российским коллегой планируется провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, включая расширение политических контактов, в том числе на высшем уровне связи в области безопасности, а также торгово-экономической и гуманитарной сферах. И